No me elame 21. sajandil Eestis, ma rõhutan Eestis, mitte kuskil Indias ja sellepärast võiks ju olla täiesti normaalne, et sa oled oma kodus, avad kraani ja sealt tuleb vesi, mida sa võid juua. No üldiselt see meil ju nii ongi, aga mitte siin Sauel. 8. augustil kõik hakkas, mina ise lapseootel, mina oksendasin paha olla, aga mul oli juba parem hakanud ja mõtlesin, mis siis ikka, aga siis läks natuke aega mööda minu tütrel, absoluutselt sama lugu. Tema pikali maas terve öö läbi, igast august tuli, ütlen otse välja. Ja siis mõtlesime, et on kõhuviirus. Algus mõtlesin, et minu rasedus, eks ju. Siis läks mööda siis minu mees. Tema oli siis 5 öödpäeva tegelikult magamata ja kui oli 13. august, siis tuli täiesti ebaadekvaatne. Mul tütar minestas WC-s, kukkus kolaki, kõik meil on see video peal ka nagu lihtsalt häälena, sest ma tegin koolitust samal ajal. Ja mis siis juhtus? Juhtus see, et ma tellisin kiirabi ja kohe haiglasse ja paar tundi seal haiglas olles pulss kadus. Olukord oli nii tõsine, et Ketlin ei saanud oma meest isegi intensiivi külastama minna, olles rasedana ise haige ja teadmatuses, mida kogu see olukord võib tähendada kõhus kasvavale lapsele. Esimeses palatis siis ma sain olla võib-olla pool tundi, kui pandi järgmised kanüülid ja siis ma ütlesin, et ma tunnen, et ma kaon ära. Ja siis hakati elustama. Mul oli väga palju arste ja doktorid seal ümber, et viidi kohe intensiivpalatisse. Ajataju kadus täiesti ära, aga jäeti sisse haiglasse niimoodi, et öeldi, et see on nagu eluohtlik, et me ei saa teid välja lasta siit. Kõik, mis sealt need proovid ja testid tehti, on siin dokumenteeritud ja see ongi selge, et see on sellest veest. Ehk siis meie Sauel siin see põhjavesi on reostatud. Tänaseks on kõik pereliikmed enam-vähem stabiilses seisundis. Kaarel lasti haiglast välja ja ta läbis antibiootikumi kuuri, kuid kõhuvalud jätkuvad. Mees kardab, et mingid tüsistused võivadki jääda ja tema tervis on lõplikult tuksis. Samuti pole pere kindel, kas kõhubeebiga on ikka kõik korras. Mul on vahepeal selline tuimus jalgades ja mul on jalgades, mul on kõhuvalud. Tänaseni on mul kõht lahti, et ma sain küll ravi peale, aga see ravi tundub, et ei ole aidanud, aga seal ongi mingid võimalused, et need tüsistused võivad jääda eluaegseks. Seda ma hakkan kohe esmaspäevast uurima, et mis ja kuidas edasi, aga tervis mul ei ole korras. Ja see, et kui selliselt see jääb, see rikub minu tööelu, minu terve elu rikub ära ju. Terve mu perel, mu emal, kõigil on mure, et mis mul siin selle kõhubeebikesega toimub, on ju. Et praegu vähemasti süda lööb, seda me saime teada emandalt, aga nüüd tuleb uuesti käia nagu kõik testid ja asjad läbi. See on minu jaoks kõige suurem mure täna. Ketlin tegi siis Facebooki grupi nimega Põhjavee reostus Sauel ja sinna hakkasid inimesed panema üles vallalt saadud e-maile vastustega, mis kõik puudutasid kraanist tulevat kollakat lehkavat ollust nimega puhas kraanivesi. Olgu ette ära öeldud, et Ketlini mainitud härra Laisk on Saue vallavanem Andres Laisk. Ja siis mul on järjest saadetud kirjavahetusi härra Laisaga ja sealt on siis välja tulnud, kuidas öeldakse, et selle veega võib pesta. Need on kõik meil olemas, need kirjavahetused siin, aga meie väidame, et ei tohi sellega pesta. Isegi ei näita neid pükse kasvi, mis meil on siin, et me oleme pestnud pesu, eks ju, need peaksid olema hele sinised ilusad teksad, aga just ennem ka, kui sa nuusutad, see on kohutav hais, mis siin on ja see on 60 kraadiga pestud, see peaks ilus hele sinine olema, kuivatist läbi käinud, aga see ei ole see. Kogu jama algas, kui Sauel Rauna tänavale hakkas Tallinna Vesi rajama sademevee ja kanalisatsiooni torustikku. Vallavanem Andres Laisk ütleb, et nad on probleemist teadlikud ja ei ole oma elanike abita ja puhta veeta jätnud. Me olime abis juba 10 aastat tagasi, kui me lõime kõikidele elanikele võimaluse liituda ühisvee ja kanalisatsiooniga. Aga see loomulikult ei lahenda tänast olukorda, kus me oleme siis tuvastanud põhjavee reostuse, mille allikat me veel täpselt ei tea ja sellega me oleme nüüd selle nädala jooksul iga päev sõltumata töö- või puhkepäevadest ka tegelenud. Meil on piirkonnas suuremahulised sademevee ja kanalisatsioonitrassitööd, aga tänaseks me ei ole lõpuni tuvastanud, et see oleks otsene seos. Seetõttu meil nädalavahetusel käisid inimesed, kontrollisid kõiki piirkonna kogumiskaevusid, kus võivad olla lekked ja loomulikult suhtlesid ka inimestega, et me ei ole lõplikult veel reostusallikat tuvastanud ja see on hetkel kõige suurem probleem.
Laisa sõnul aitaks sellist olukorda tulevikus ära hoida see, kui tiheasumis kõik elanikud liituksid vee- ja kanalisatsiooni üldtrassiga, mis aitaks vältida vanade kogumiskaevude poolt põhjustatud lokaalseid pinnase ja ka põhjavee reostusi. TV3 uudised hoiavad asjade käigul kätt pulsil ja kui teil on Sauel või Oogiveega mure, võtke ühendust.